Tere, head uute uudiste vaatajad! Algab saade Põhjatäht, mina olen saatejuht ja EKRE noorteühenduse Sinine Äratus esimees Eino Randanen. Minuga täna vestleb meie juhatuse liige Gemma Bernadette Kits. Põhjatäht on saade, mis on eelkõige loodud meie noorte poolt. Sihtgrupiks on kõik eestlased, aga eelkõige noored. Me tahame seirata nii sisepoliitilisi kui ka välispoliitilisi teemasid just eelkõige rahvuslike noorte vaatevinklist. Tänaseks teemaks on Poola, meie Sinise Äratuse delegatsiooniga. Käisime Poolas meie sõprusorganisatsioonidel külas, tähistasime eile 11. novembril Poola riigi iseseisvuspäeva, osalesime rongkäigul mitmetel erinevatel üritustel, kontakteerusime oma sõprusorganisatsioonidega ja kindlasti õppisime palju uut ja siin täna saates me muljetamegi, jagame kogemusi, õppetunde, mida me sealt Poolast oma reisi jooksul saime. Miks me siis üldse Poola läksime? Esiteks meie sõprusorganisatsioon Młodzież Wszechpolska ehk siis üle Poola noored kutsusid meid kui oma sõprusorganisatsiooni sinna, meie delegatsiooni. Läksime siis kolmekesi, mina, sina ja veel üks meie liige. Põhjuseks kindlasti minekuks, mida mina vähemalt ise tooksin välja, oli see, et üks me tahtsime meie sõprusorganisatsioonidega, teiste riikide rahvuslastega kontakteeruda, luua tugevamaid suhteid, aga teiseks ka näidata tuge, solidaarsust Poola rahvale ja Poola riigile ja kindlasti näidata omapoolset austust Poola riigile ja selle sünnile sellel tähtsal päeval. Et ma ei tea, kui sul on midagi siia lisada ka veel, et nii-öelda reisipõhjusteks. Jah, tegelikult minul isiklikult üks reisipõhjusteks oli ka see, et näha just sellist tugevat riiki nagu Poola, nagu just õige rahvuslik riik ja näha seda nagu selle võimsust sellel päeval, sellel rongkäigul, marsil, mis seal oli. See oli see peamine põhjus ja ka toetada neid rahvuslasi ja näiteks väga lahe oli just see, et seal oli nii paljudest erinevatest Poola osadest ja tegelikult ka väga palju erinevaid välisorganisatsioone oli seal Poolal külas. Ja just nii võimas tunne oli olla kõikide nende rahvuslaste seas ja tunda, et tegelikult meid on palju. Olla 150 000 inimese seas ja tegelikult tõesti vasakpoolsed sellist asja Euroopas väga saavutada ei saa. Jah, tõepoolest, et mainisid väga hästi ära selle, et tegemist on nii-öelda eeskujuliku üritusega. Ehk siis midagi sellist, millest üle Euroopa rahvuslikud ja rahvuskonservatiivsed jõud saavad eeskuju võtta, et poolakad nii-öelda näitavad, et kuidas tuleb teha ja mis on tegelikult sellise ürituse potentsiaal. Et muidugi meil Eestis on väiksem rahvas, me kindlasti ei saa 150 000 mobiliseerida. Teoorias on see võimalik, praktikas pigem mitte, aga ikkagi on näha, et kuidas sellised üpriski lihtsad, kuid tõesed ja ajatud ideaalid suudavad inimesi mobiliseerida. Tõesti. Juba eelneval päeval oli väga palju Varssavi peal näha Poola lippe korterite aknast igalt poolt ja ka selle põhipäeval see oli tõesti võimas igal pool olid Poola lipud ja igasugust sorti inimesed, nii-öelda tavainimesed siis, kes ei ole poliitiliselt seotud ühegi organisatsiooniga, läksid sinna ja ma mäletan, kui me sinna rongkäigule jalutasime, siis juba kesklinna poole oli kõndimas hästi palju Poola lippudega inimesi ja see oli tõesti kohale jõudes oli ikka võimas tunne. Me jõuame sinna varsti tagasi ka, aga põhimõtteliselt käiks üle selle kava, et mis me tegime, et me ei läinud lihtsalt puhtalt nii-öelda turistidena sinna ikkagi, et esimesel päeval kohtusime siis nii-öelda sellises veidi vabamas vormis
siis meie sõprusorganisatsioonidega Poolast ja Ungarist, ehk siis see Młodzież Wszechpolska, mida ma juba mainisin, ja siis ka Ungarist Mihažank ehk siis minu kodumaa või meie kodumaa liikumine, ehk siis nende noortekoguga kohtusime ka. Ja kuigi vahepeal oli mõningat nii-öelda keelemüüri tajuda, et siiski selline, kuidas ma ütlen, universaalne rahvusluse keel aitas meid kõiki edasi. Ja väga meeleolukas õhtu oli see, saime juba siis palju uusi väärtuslikke kontakte, vahetasime informatsiooni, juba algselt nagu arutasime, et milliseid üritusi või ettevõtmisi võiks koos teha. Siis muidugi eile 11. oli see suur rongkäik, käisime seal ja ütleme niimoodi, et ma siin kindlasti ei taha meie iga-aastast Tõrviku rongkäiku maha teha, aga ütleme niimoodi, et see Poola üritus oli kindlasti mitte ruudus, vaid ikkagi kuubis meie oma. Et see oli tõepoolest midagi võimast ja siis isegi kui see distants oli seal suhteliselt lühike, siis kaua see meil kestis vist umbes 2-3 tundi, jah, tõepoolest see terve liikumine, et aga noh, ütleme niimoodi 2-3 väga hästi veedetud tundi igatahes. Ja õhtul läksime siis ühte meelelahutusasutusse või toitlustusasutusse õhtut veetma koos kõigi meie sõprade teiste organisatsioonidega. Oli ka paar parteijuhti kohal, ehk siis Poola rahvusliku liikumise ja siis selle Ungari meie kodumaa liikumise juht László Torockai, kes on meie konverentsi ka käinud 2 aastat tagasi. Ma tahaks minna nagu nende muljete ja tunnete juurde, et mis sellest jäid. Et rongkäigul kindlasti, et sina, Kemo, juba mainisid seda, et see oli tõepoolest midagi erilist ja mis mulle ka nagu tegelikult selle juures jäi hästi meelde see, et tegemist on tõepoolest terve rahvaüritusega. Et seal ei ole nagu seal ei ole mingi konkreetne segment inimestest, et seal oleksid ainult inimesed, kes identifitseerivad ennast konkreetselt rahvuslastena või siis on mingi poliitilise organisatsiooniga seotud, vaid seal on konkreetselt kõik, seal on perekonnad, seal on noored inimesed, seal on vanad inimesed, seal on kirikuisad, poliitikud. Seal kõige huvitavam on see, et Poolas ei ole mitte nagu üks domineeriv või mitte ainult üks rahvuslik liikumine, siuke põhiline, nagu meil Eestis on EKRE, on selle monopoli kätte saanud, vaid Poolas on neid rahvuslikke liikumisi väga palju. Ja suur riik ka, aga tõesti see kui palju neid seal on, et neil on kindlasti ka omavahel korralik konkurents. Jah, muidugi selles mõttes, et see on väike muidugi välja kaldumine sellest konkreetsest teemast, aga et mina ikkagi näen seda, et EKRE on suutnud selle rahvusliku erakonna, rahvusliku jõupositsiooni endale tugevalt kinnitada. Mina näen seda pigem positiivsena, et lõhestatus võib ka viia konkurentsi, mida me Poolas näeme. Aga see tegelikult ma ütleks, et sellise ürituse juures, sellise päeva juures tegelikult see konkurents, mis tahes sellised lahkhelid haihtusid, jah, ta ei ole mitte ainult Poola rahvast ühendav üritus, vaid ta on ka Poola rahvuslasi ja parempoolseid organisatsiooni ja erakondi ühendav üritus. Kusjuures üks naljakas asi, mis on mulle väga nalja pakkunud. Ma kuulnud varematest aastatest nagu lugusid, et on siuksed nagu vastuprotestid. Meil Tõrviku rongkäigul on protestinud mingi 5-10 inimest tavaliselt ja siis seal on niimoodi, et registreeritakse siis vastuprotest, aga linnavalitsus liigutab vastuprotesti mitu kilomeetrit eemale. Ja
eks seal oli ka natukene nagu mingid väikesed provokatsioonid oli, aga sa nägid neid või? no ütleme nii, et mingid LGBT lipud kusagil korteri akendel, et need olid nagu seda võib vaevu provokatsioonist. Need olid nagu tõsiselt ainsad provokatsioonid, mida ma nägin, et see oli nagu üllatavalt rahulik üritus. Jah, tõepoolest, et arvestades ka uudistega, mida me oleme nii-öelda eelmiste kordade kohta lugenud, et on ikka olnud nii-öelda kaklusi siis marsil osalejate niinimetatud antifašistide ja politsei vahel selliseid kolmesuunalisi mürgleid. Aga see tõesti, see selle aasta üritus paistis silma sellega, et kõik oli väga rahulik. Kõik oli väga rahulik. Ja teine asi tegelikult, mis mulle väga meeldis, mis on veidi sarnane ka meie Eesti tõrvikurandkäiguga, on selle ürituse esteetika. Ehk siis poolakad saavutavad selle ühilduva värviskeemiga, punane valge, mingi 3 kilomeetri pikkune kolonn läheb seal punavalgete lippudega ja siis nende tossu ja valgusrakettidega, mida nad kasutavad seal, et nad loovad selle ühtse pildi samas kui meil on nii-öelda õhtu- ja öövalguses need tõrvikud näitavad seda teed, ilus valgustatud vanalinn, siis nemad kasutavad pigem sellist nii-öelda värvi poolt loodud esteetikat, et see ma arvan ka, see juba annab osaliselt sellele lisandväärtust juurde, et lihtsalt niisama marssivad inimesed võib-olla ei tekitaks sellist mõju. No jah, kui sul on ikka siuke põlev asi käes, mis sul tossab ja teeb särtsu, siis muidugi on meeleolu kohe hoopis erinev. Absoluutselt. Ja eriti, üks asi, nüüd natuke ungarlastest rääkides, seal ungarlased olid seal kohal oma hiigelsuure lipuga, see oli nagu tõesti väga suur lipp ja siis põhimõtteliselt nagu laevapurje. ja põhiliselt, mis nad seal siis laususid ja hüüdsid, oli Riia, Hungaria. Ja nagu nad hüüdsid seda nii suure võimsusega, kõik hakkasid kaasa hüüdma, aga see oli siuke nii võimas vaatepilt, et tahaks seda sarnast asja järgmisel aastal Poolas, aga et me lähme Eestist suurema delegatsiooniga sinna, võttes siis nagu EKRE noori, aga võib-olla isegi ka teisi EKRE liikmeid kaasa. Siis ütleks natuke seal sekka ka, et elagu Eesti ja... Absoluutselt. Ja muidugi selles mõttes, et ma lähen natuke siin edasi, me tuleme selle juurde veel kindlasti tagasi siin saate jooksul, aga võib-olla me kuuleme ka näiteks Harju tänaval Riia, Hungaria hüüdeid. Jah, neid kutseid me oleme neile teinud ja teeme ungarlastele ja isegi oli juttu, seal olid kohal ka kreeklased ja isegi üks inimene madalmaadest, igasugust erinevad rahvused olid tulnud sinna tähistama, aga et sellised kutseid, nad praktiliselt kutsusid iseennast juba meie juurde. Aga see ongi nüüd praegu hea sild liikuda selle juurde, et lisaks sellele rongkäigule üks meie põhilistest eesmärkidest oligi kohtuda, luua sidemeid, suhteid, võrgustikke siis teiste riikide rahvuslastega. Ja peamiselt kohtusime me ikkagi poolakatega ja muidugi siis ungarlastega. Terve bussitäis ungarlasi. Terve bussitäis ungarlasi oli kohale tulnud, kohale sõitnud. Enamus ei osanud inglise keelt. Jah, aga nagu ma ütlesin, aga see inglise keele oskus ei ole tähtis, meid ühendab see ühine nii-öelda rahvusluse keel, eks ole. Aga mis mulle tegelikult väga muljet avaldas see, et kui palju poolakad ja eriti ungarlased muidugi, vennasrahvas, kui palju nad hindavad Eestit, nad hindavad meie Eesti rahvuslasi ja kui palju nad tegelikult tahaksid meiega koostööd teha, nad tahavad meiega kohtuda, nad tahavad
meiega koos üritusi korraldada, tahavad, et nemad saaksid siia külla tulla meile, tahavad, et meie läheks külla neile ja see, millise nii-öelda aupaklikkusega ungarlased ja näiteks meie kodumaa liikumise juht Laslo Toročkai rääkis siis Eestist, et tema käis siin 2 aastat tagasi, ta oli äärmiselt vaimustuses kõigest, väga ilus riik oli, ta kiitis ja üks lause, mis pidevalt kordus peaaegu iga ungarlase suust, kellega mina ja meie seal rääkisime, oli see, et meie oleme vennasrahvad, meie peame kokku hoidma ja kuigi nii-öelda EKRE seda sõnumit jagab, annab edasi, toetab, siis nii sellist, kuidas ma ütlen, austust ja siirast sõpruse väljendust eestlastelt ungarlaste vastu või poolakate vastu ei ole ma pigem kuulnud. No vot nüüd nad andsid selleks väga hea aluse, kus seda alustada, sest no minul ausalt öeldes minu austus ungarlaste ja poolakate vastu on tõusnud ikka nagu väga mastaapselt. Täitsa meeli ülendav. Tõepoolest meeli ülendab ja sellepärast ongi meil plaan siis muidugi kutsuda need inimesed siia ja võib-olla tõesti saame ka Eestis kohata bussitäit ungarlasi. See kõik jättis väga sooja tunde, et me teame, et sama asja eest on ka palju teisi inimesi väljas mujal maailmas, kellega me saame koostööd teha, kes meid toetavad, kelle poole me saame alati pöörduda abipalvega ja kelle poole siis meie omakorda oleme ise alati avatud. Yeah. Et see kindlasti, see näitab, et me ei ole üksi, see näitab, et meie ideed, meie ideaalid veenavad üha rohkem inimesi ning meil on äärmiselt suur potentsiaal, väga hea alus nii-öelda sellisele rahvuslikule pöördele. Üksi pole keegi. Täpselt. Aga nüüd see ongi jällegi hea sild sellest, et me saime aru, et me ei ole üksi, on ka palju teisi. Et mida tahakski nagu nüüd praegu siinkohal tulla selle juurde, et mida meie õppisime, mida võiks Eesti õppida sellest kõigest ja milliseid õpetusi tahame või õppetunde tahame meie rakendada siis Eestis. Ja üks jällegi selle tähtsust ei saa üle hinnata, on see suhtlus ja koostöö välismaa rahvuslastega ja rahvuslike organisatsioonidega. Et nüüd, kui tuua siin meie noorte perspektiivi, siis meie erakondadel on üpriski tugevad suhted oma kaasvõitlejatega, näiteks Euroopas, et kindlasti EKRE-l on head suhted ja head ja tugevad suhted peaaegu kõikide ID-erakonna Euroopas, siis ID-erakonna Euroopas liikmetega, aga teisalt, mida ma olen isiklikult märganud, et meie noortevahelised suhted on jäänud parimal juhul sellisele mitteformaalsele tasandile. Et selles mõttes, et meil on küll inimeste Facebooki kontaktid, telefoninumbrid, e-mailid ja vahepeal siis kirjutame neile, või kutsume kohale, et tulge siia, tulge meile külla, osalege meie üritustel, aga selliseid Euroopa laiuseid initsiatiive veel väga ei ole. Et kui ma nüüd mõtlen, et nii rohelistel, sotsialistidel, kommunistidel, liberaalidel ja isegi nii-öelda konservatiividel, ehk siis nüüd ma räägin siis Euroopa konservatiividest ja reformistidest, neil on kõigil erakondade noortekogudel katusorganisatsioon.
Euroopa tasandil, mis saab siis koordineerida selliseid initsiatiive läbi viia. Ja see, ma arvan, on üks tegelikult puudujääk. Puudujääk, mis mõttes? Puudujääk selles mõttes, et meil ei ole sellist sarnast üle-euroopalist koordinatsiooni väga. Aha, jah. Selles mõttes küll. Sellist nagu juhtivat asja, kes nagu juhiks meid kuidagi kaugelt, sellist asja nagu ei tahaks, nagu tegelikult on vasakpoolsetel on tegelikult konkreetselt see, et neil on katusorganisatsioon, mis põhimõtteliselt mõjutab neid, ütleb neile nagu mis on relevantsed teemad, mida teha ja et sellist asja ei ole vaja, aga on vaja tõesti sellist üle-euroopalist, võib-olla isegi ülemaailmalist noorte ja üldse rahvuslaste ühisasja. Ei, igati nõus ja kes võib-olla mäletab, siis Sinine Äratus oli ka mõnda aega Euroopa noorte konservatiivide liige või liikmesorganisatsioon ja meid visati välja või siis kaldkriips, me lahkusime ise sealt selle tõttu, et me saime aru, et või nii paradoksaalne väljaütlemine, kui see ka ei oleks, siis Euroopa noored konservatiivid teatasid, et nemad ei toeta rahvuslust, nemad ei ole rahvuslik organisatsioon. Et tõepoolest selline noori rahvuslike organisatsiooni koordineeriv selline katusorganisatsioon, võib-olla näiteks isegi ID erakonna seas oleks minu arvates hädavajalik isegi. Et see on kindlasti kuidas ma tahan nüüd siduda meie Poola reisiga ja nende muljetega ja kogemustega, mida me sealt saime, on see, et seda turgu sellisele organisatsioonile kindlasti on. Et meie sõbrad tahavad koostööd teha, meie tahame meie oma sõpradega koostööd teha ja selline tahe on suur, aga kui oleks selline olemasolev struktuur või raamistik, mille sees neid siis seda koostööd siis teha, siis kindlasti annaks see inimestele julgust ja võib-olla siis juba parema ajendi mingite nüüd, just tahaksin mainida mingite üle-euroopaliste initsiatiivide korraldamiseks. Näitena, mida ma võiksin tuua, mis võiks olla selline üle-euroopalik initsiatiiv, et näiteks siis igas riigis, kus vähegi võimalik korraldada manifestatsioon või kampaania näiteks massiimmigratsiooni vastu 3. maailmast. Et see on väga lihtne näide, aga see on ka selline ettevõtmine, mis vajab tõepoolest seda laiapindset koordineerimist erinevate organisatsioonide vahel. Jah, ma arvan, et sellise organisatsiooni loomine on tõesti hädavajalik. Selle Euroopa noorte konservatiivide nii-öelda aeg on läbi. Ühtegi endast lugupidavat rahvuslikku organisatsiooni ma nendega liituma ei soovitaks. Ja eks juba see, et kui me räägime siin praegu sellest, juba see, ma arvan, on hea alguspunkt nii öelda, et siit me võiksime juba edasi minna ja jagada seda ideed teistega. Ja just. Aga ma tahaksin edasi liikuda selliste või nende õppetundide juures ka selle juurde, et mida me võiksime mida võiks Eesti riik või Eesti rahvas õppida. Ja mina arvan, et kõige parim või tähtsam asi, mida mina vähemalt seal Poolas kogesin, on see, et Poola inimesed, täiesti tavalised kodanikud, nemad ei häbene oma rahvust ja rahvuslust kui ideed. Seega, et selline suhtumine, et Poola riik, Poola rahvus enne kõige, see on peavoolu ideoloogia. See ei ole midagi,
mida kes tahes inimene häbeneb ja minu arust vaata Eestis on viimaste aastatega toimunud selline nihe selle poole, et rahvuslus kui idee ja põhimõte, et meie seame oma riigi, oma rahvuse, oma keele, kultuuri alati esikohale. Et see, meil on see prioriteetide järjekord ja need asjad on seal alati seal tipus. Siis need on nagu selles, kuidas ma ütlen, juhtiva klassi selles prioriteetide nimekirjas hakanud liikuma vaikselt allapoole. Et nüüd on siis esimeste hulgas on siis Euroopa Liit, nii-öelda selline SKP kasv, ehk siis selline põhimõte, et kui kõver läheb ülesse, kõik on hästi. Jah, no eks sellised asjad on nagu võetud esikohal, et siin ma ei taha muidugi öelda seda, et majanduskasv ei ole tähtis, muidugi ta on tähtis, aga ta ei saa see ainuke mõõdik olla kindlasti selle juures. Ma ütleks näiteks, et mingi 10 või 15 aastat tagasi Reformierakond oli väga palju rohkem niimoodi nagu eestimeelne, reklaamis ennast nagu eestimeelsena, ütles, et teeme nagu eestlaste elu paremaks, Eesti asja ja niimoodi. Ja tuletan meelde, kas see oli siis 2007. aasta valimisreklaam, kus siis võrreldi Andrus Ansipit ja Edgar Savisaart ja siis tähtsa punktina välja toodud, et sõltumatus Putini Venemaast, Andrus Ansip jah, Edgar Savisaar ei. Et sellised nagu tegelikult ma ütleks, et see ei ole veel kuhugile kadunud. Et EKRE-t tahetakse tihti näidata Kremli käpiknukuna, mis on lihtsalt ajuvaba süüdistus. See on väga tilluke lohutus, sellepärast et tegelikult Reformierakond tänaseks päevaks on muutunud nii radikaalselt selle nagu Euroopa Liidu meelsuse poole, et nagu meie Eesti ei olegi nagu Eesti, vaid ta olemuselt peaks olema juba nagu olemuselt Euroopa Liidu liikmesriik, ehk siis see on täiesti mõistatuslik. Mõistatuslik on ta kindlasti ja minu arust isegi veidi arusaamatu, et kui meil on nii-öelda see suure vaevaga välja võideldud ohvrite rohkes lahingus, siin ma ei räägi ainult inimohvritest, vaid ka kõigest sellest vaimsest ja kultuurilisest ohvrist, mida on tehtud või mida on pidanud tegema aastate jooksul. Siis kui selline töö on juba tehtud nii-öelda varem olnud inimeste poolt, et siis võiks nagu olla niivõrd palju austust siis nende eelnevate põlvkondade vastu. Et kui juba on antud selline suhteliselt ikkagi ainulaadne võimalus, nagu on seda oma rahvusriik, siis seda püüda ikka säilitada nii-öelda sellisel kujul, nagu on algselt mõeldud. Mulle Poolas on... Ehk siis iseseisev, uhke, rahvusmeelne eestlaste Eesti riik. Mulle Poolas on mitu inimest öelnud, nii poolakad kui ungarlased ja isegi ka vist üks kreeklane, et Eesti on nii väike. Ma ütlesin neile, et kui palju inimesi elab Eestis, võrreldes näiteks Varssaviga. Varssavis üksi elab rohkem inimesi kui Eestis. Ja siis nad ütlesid, et see on hämming, kui palju me oleme saavutanud, et see on, kuidas me üldse saame iseseisvad olla. Nagu rääkisid, et kuidas me saame Venemaaga hakkama, et me oleme otse Venemaa kõrval, et mida me nagu peale hakkame selle mõttega, et me oleme otse Venemaa kõrval ja lihtsalt see imestus, ma ise ka imestan. Jah, ei selles mõttes kindlasti, et nagu üks pool Eesti poliitikas ütleb seda, et see on ainult tänu Euroopa Liidule ja NATOle.
Ja nagu teisejärguliseks jääb see, et meil on tegelikult seda tahet ja seda vaimu. Vähemalt nii-öelda ma julgen väita, et suuremal osal tavalistest inimestest ikkagi on. Aga kui me tuleme kiiresti tagasi selle juurde, et Poolas ja Ungaris kaagi selgelt rahvusmeelsust ei häbeneta, et inimene saab vabalt öelda välja, et ta on rahvuslane ja selles mõttes see on peavoolus täiesti aktsepteeritud seisukoht. Siis ma arvan, et Eestis võiks selline riik ja rahvas eelkõige, selline idealistlik pragmatism poliitikas. Et mis on nagu, teeme seda, mis siis toob rahvale kui kollektiivile kõige suuremat kasu. Ja ma selles mõttes ma tahan nagu EKRE-t kiita, siis erakonda, meie poliitikuid, meie rahvasaadikuid ja minnes siis nagu allapoole kuni tavalise rivi liikmeni ja isegi laiendudes EKRE toetajaskonnale, siis üha enam ollakse nii-öelda, kuidas ma ütleksin, julged oma seisukohtades, ollakse kindlameelsed oma seisukohtades, öeldakse välja, jah, ma olen rahvuslane, ei, ma ei soovi immigratsiooni Eestisse, ei, ma ei soovi, et meie suveräänsus liiguks Tallinnast Brüsselisse. Ja see, ma arvangi, mis on ka üks EKRE edu võti. Et me ei häbene oma seisukohti, me ei muuda neid suurema auditooriumi või suurema valijaskonna meelitamiseks kuidagi pehmemaks. Vaid mina ikka näen ja ma loodan seda ka tulevikus näha, et meie inimesed jäävad ikkagi kindlaks oma aluspõhimõtetele. Jah, Poolas on üks kõige lahedamatest asjadest on see, et Poola minnes tekib kohe turvaline tunne, sellepärast, et seal on niivõrd tugev riik. Kui Eestis on praeguse hetkel juba niimoodi, et rahvas ei usalda oma riiki, oma valitsust, ei saa usaldada. Ja see on nagu niivõrd... Siinkohal ma võib-olla natuke vaidleksin vastu selles mõttes, et ütleme niimoodi, et ega poolakad ka oma riiki väga ei usalda. Et kui me räägime riigist, siis hea näide sellest on Poolas näiteks see, et kui meil Eestis on Reformi erakond, Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, siis poolakatel on nii-öelda parteidest ja erakondadest jäänud nii halb mulje, et minu arust peaaegu kõigil erakondadel seimis või vähemalt paljudel sellistel juhtivatel erakondadel seimis ei ole nende üheski nimes sõna erakond või partei. Ja tegelikult ma nagu vaidleks vastu, et poolakad nagu kindlasti samamoodi väga riiki ei usalda. See on üldine see Ida-Euroopa fenomen. No seda küll, jah. Aga nad usaldavad seda oma riiklikku kollektiivi. Või seda usaldavad oma rahvuskollektiivi. Poola on kõrge usaldusega ühiskond, sellepärast, et ta on nii etniliselt kui ka mitmes mõttes ideeliselt ka homogeensem kui Eesti. Ja mingi hiljuti ma mäletan, oli vist Postimehes, kui ma õigesti ei mäleta, mingis meediaväljaandes oli arvamusartikkel kirjutatud, et eestlased on maailma kõige individualistlikum rahvas. Ja ma arvan tegelikult see rahvusluse kui idee häbenemine, sellise individualistliku mõtteviisi viljelemine viib nagu sellise loogilise lõpp-punktini, kus siis ei usaldata Eestis enam ei riiki ja vahepeal isegi mitte enam oma ligimest. Ja kindlasti see samm, et muuta rahvuslus kui idee, see ideaal sellest, et see ikkagi see oma rahvus, oma riik, oma keel, oma kultuur on need kõige tähtsamad asjad poliitikas.
mille eest siis võidelda, mille jaoks teha kõige parimaid võimalikke otsuseid. Et see muuta selliseks vaikeseadistuseks juba inimeste ja ka rahva esindajate seas. Et see on kindlasti nii-öelda see pikaajaline plaan, mida EKRE ja Sinine Äratus tahavad teha. No lõhestumist on Eestis tõesti rohkem kui Poolas, sest Poola tõesti, nagu sa ütlesid, see on kõrge usaldusega ühiskond ja mina ausalt öeldes Poolas olin nagu tõesti vaimustuses juba selles, me nägime seal iseseisvuspäeval väga palju politseinikke, juba eelmisel päeval nägime väga palju politseinikke ja ma olen väga palju lugusid kuulnud Poola politseinikest sõjaväest, et nad on ise ka kõik rahvuse poolt väljas oma nagu riigi kaitseks. Ja Eestis on ka tegelikult on ka nii, aga seal on see lihtsalt nii mastaapne, et oli nii võimas näha seda, kuidas nad on valmis kaitsma. Aga kui ma võtaksin nagu kokku selle mõtte, et Poola näitel, selle ürituse näitel, inimeste enda meelestatuse näitel me näeme, kuivõrd tähtis ja kuivõrd kasulik siis sellele rahvuskollektiivile rahvuslik mõtlemine tegelikult on. Et see mitte ainult see ei loo, ta loob usaldust sinu ligimese vastu, sa tead, et sinu naaber ta kuulub samasse rühma kui sina ja siis sa saad teda usaldada, et asjad nagu töötavad juba sellisel väga, väga ürgsel tasemel inimese mõttes. Siis teiseks sa tead, et sul on see oma riik nii-öelda saatuse poolt ja ühest poolest saatuse poolt kingitud ja teisest poolest siis inimeste raske tööga nagu välja võideldud. Ja siis sellest lähtuvalt sa teedki nagu, sa teed otsuseid selle nimel, mis aitab seda riiki arendada. Et muidugi tihti ka rahvuslaste seas on lahkarvamusi sellest, et mis oleks kõige parem otsus. Aga vähemalt rahvuslaste puhul ja nüüd on tähtis, et ma ütlen, et rahvuslaste seas, kuna sellepärast, et teistes erakondades ma lihtsalt ei näe seda mõtteviisi, siis rahvuslastel on vähemalt nii-öelda see ideaal, soov, eesmärk siiras. On tõesti. Et tõepoolest me näeme seda, et mida selline aus, siiras mõtteviis rahva kaitsel või rahva eest seismisel võib riigile anda. Sellele lisades see siirus Poolas näiteks tuleb suurelt osalt usust. Seal on põhiline asi, mida rongkäigul siis nagu öeldi, hüüti, oli käis niimoodi, et Jumal, au ja Isamaa poola keeles ja see oli see usk ja just see moraalsus seal on nii ülendav, et see Eesti on, räägitakse, et Eesti on üks ateistlikumatest maadest üldse ja see on tegelikult suht kurb, sellepärast, et inimestel on vaja seda usku Jumalasse minu meelest kõrgemasse jõudu ja kui see on seotud rahvususega, siis see on veel võimsam, aga just see Poola, selles mõttes Poola on ikkagi katoliiklik riik ja paljud siis nii-öelda, kuidas ma ütlen, katoliikliku fundamentalistid ütlevad, et Poola on kuningriik, mille troonil on Jeesus Kristus. Et aga ma ütleks, et ma ei tunne tegelikult veel nii palju muret Eesti pärast selle usu puudumise juures. Või kus ma ütlen, organiseeritud religiooni puudumise juures. Selle pärast, et religioon või selline mingi nii-öelda selline mõtete kogum, millesse sa usud üpriski religioosselt, siis kui sul ei ole seda organiseeritud religiooni, siis see asendub mingi sarnasega. Ja tegelikult ma ütleks, et rahvuslaste töö
on kindlaks teha, et kui sa vähemalt ei usu nii-öelda kristlikusse jumalasse või siis kui sa ei ole näiteks Eesti vanausuline või taarausklik või kes tahes, siis vähemalt sul on mingi selline kõrgem ideaal ja mingi sellest lähtuv selline moraalne koodeks ka endal. Elus sellise nagu kõrge ideaali ja selle usuta tegelikult midagi tõeliselt saavutada, midagi head saavutada on väga raske. Ja ka sinisel äratusel ja kõikidel rahvuslastel ja üldse, kui sa tahad enda elus elada head elu, siis sul on lihtsalt vaja seda nagu põhjust, kõrgemat ideaali ja usku millegisse, et sa ei tee seda lihtsalt niisama, vaid sa teed seda südamest, sa teed seda hingega ja kogu oma olemusest sa elad millegi nimel. Jah, täpselt. Ja mida me nägime siis Varssavis Poola inimeste seas ja ka külla tulnud ungarlaste seas, et neil on muidugi katoliiklikkus ka lisaks sellele usule enda rahvusesse. Aga teisalt jälle me näeme, mida suudab või kuidas suudavad inimesed ennast mobiliseerida sellise kõrgema ideaali nimel, kuidas nad saavad selle nimel töötada. Et see rongkäik, need meie kohtumised meie sõpradega, need on kõik manifestatsioon sellest. Ka Eestis on tegelikult kehastus. Jah, sest Terviku rongkäigul käis 10 000 inimest ja nemad kõik tulid ka sinna just selle kõrgema põhjusega. Ta on sümbol, ta on eelkõige sümbol sellele, mida me soovime. Ehk siis üheskoos selgel teel, kindlal meelel juhatame valgusega pimeduse keskel. Jah, näiteks Reformierakond või ükskõik kes teine erakond Eestis ei suudaks tuua nii suure rahvamassi välja. Just selle põhjusega, et neil ei ole seda nagu tulist eesmärki, mingit põhjust. Neil on bürokraatia. Neil ei ole kindlat konkreetset sellist, kuidas ma ütlen, ideaali, mis suudaks suuri masse mobiliseerida. Ja kui me vaatame... Selles mõttes, sorry, ma segan vahele, aga võtame nüüd 2 näidet. Et kumb sinu arvates suudab rohkem, ja ka isegi vaataja võib siin ka kaasa mõelda, et kumb nendest asjadest suudab rohkem inimesi mobiliseerida, kumb tundub huvitavam, kas A, Eesti riigi rahvuse iseseisvuse, kultuuri, selle kõige tähistamine, selle nimel töötamine, selle arendamine, selle edasikandmine läbi aastasadade. Et kas see mobiliseerib inimesi või kas inimesi mobiliseerib võitlus kõrgema SKP ja individualismi nimel? Nojah. Ameerikas on hea näide sellest, kuidas vasakpoolsed suurtes massides kogunevad, aga nendel ei ole see kõrgem eesmärk, neil on madalam eesmärk, neid valitseb tohutu viha. Neil on see konkreetne see 2 motiveerivat aspekti, neil on see, et kadedus ja viha ja teiseks see vastandumine. Nad on vastu millegile. Ja tegelikult see on lõks, kuhu eriti, ma ütleks, meie kui noored rahvuslased ei tohiks tegelikult langeda, et me peame ka ise endale kindlasti selgeks tegema, et mis on see meie kindel tuleviku eesmärk, meie ideaal, mille poole me püüdleme ja kindlasti see, et me peame kindlasti alati esimesena ütlema, mille poolt me oleme. Jah, me ei saa olla kogu aeg vastu, vaid me peame seisma millegi eest. Ja võib olla rahuajal ka see, et ei ole millegi vastu seista, vaata. Siis peab ikkagi nagu millegi eest, mida sa armastad seisma.
jah, täpselt. seda hoidma. Jah, ja see, et kui sul on juba endale kindlaks tehtud, mis on need sinu nii-öelda kõrgemad ideaalid ja kui need tõesti on sellel rahvuskollektiivil põhinevad, siis see juba eos ajendab sind selle kollektiivi heaks töötama, arendama, et sa ei mõtle puhtalt ainult enda peale. Muidugi enda peale tuleb alati mõelda, et sa ei saa oma elu elada puhtalt selle läbi, et sa teenid teisi. Et ega sellega ei ole Eesti riiki ka välja võideldud, et ega Eesti riik loodigi põhimõtteliselt sellepärast, et eestlased ei taha teisi teenida. Aga siis kunagi, aga selles mõttes nüüd, kus me oleme ikkagi osa sellest rahvuskollektiivist, me ei tohi ikka seda naabrit ja ligimest, seda teist eestlast unustada. Et kui on vähegi võimalus, siis just see teadvustamine endale, et sa oled osa sellest rahvuskollektiivist ja ta on sinule kõige tähtsam, siis see panebki sind töötama selle heaks, selle nimel. Aga nüüd, kui ma läheksin veel nii-öelda selliste lõpetussõnade kokkuvõtte juurde, siis kindlasti saan öelda seda, et reis oli muljetavaldav, ta kindlustas meie meie ideaale ja seda tunnet, et see võitlus, see tee, mille me oleme valinud, ehk siis rahvusliku ideaali eest, et see on kindlasti õige, meie valik on olnud õige, aga teiseks oli tegemist ka praktilise reisiga. Me kohtusime paljude sõpradega, saime uusi tuttavaid, uusi kontakte, hakkajaid, aktiivseid inimesi, kellega siis nii üle-euroopalikult seda võitlust ka pidada. Et kuigi olime ainult 2 ööd Varssavis, siis ma ütleks, et seda ainest, mida me sealt kaasa võtsime, seda on mitme aasta jagu. See oli tõesti võimas ja aitäh Poola. Jah, tõepoolest aitäh Poola ja kindlasti tuleb meil tänada meie Poola sõpru meid kutsumast ja kindlasti ka Siniste Äratuste erakonda selle finantsilise toetuse eest, et kindlasti ei oleks see muidu olnud võimalik. Aga järgmine kord lähme suurema massiga. Jah, järgmine kord lähme suurema massiga, muidugi kutsume meie Poola ja Ungari sõbrad eriti, kutsume nemad Tallinna meie tõrvikurongkäigule. Näitame ka teistele eestlastele, et meil on toetajaid mujal ka. Ja kindlameelselt läheme edasi oma rahvuslike ideaalide eest võitlusse. Eesti eest. Eesti eest. Eestlaste Eesti eest. Eestlaste Eesti eest. Siinkohal tahan tänada kõiki vaatajaid. See oli saade Põhjatäht. Mina olen Sinise Äratuse esimees Eino Randanen. Kena päeva teile.